Tervist, ma olen Koit ja täna hakkame tegema ahvenat, mis on Eesti kõige nagu levinum kala, ta leiab absoluutselt igalt poolt. Terve kalaga on siis niimoodi, et enne kui sa teda sügavkülma paned, siis oleks mõistlik tal kindlasti sisikond välja võtta. Kui tahad, võtta pea, aga hästi oluline, et sa keerad ta tihkelt kile sisse ja et ükski nagu kala pind ei oleks selle külmkapi külmaga otseses kokkupuutes. Ja täpselt samad reeglid kehtivad ka filee puhul. Ja kui sa võtad teda sügavast välja, siis selleks, et teda kõige nagu efektiivsemalt kasutada, siis tuleks teda sulatada tegelikult külmkapis. Et ta teeb seda aeglaselt, see tähendab, et tal vedelikku ja kõike maitseid asju tuleb vähem välja. Ta on peaaegu, et vaata võrdväärne kui värske kala süüa. Ja kui sa tahad fileed sulatada, siis võta ta külmkapi temperatuurile samuti, aga temaga läheb tegelikult reaalsuses võib-olla sükene 6-7 tundi, et hommikul võtad ta välja ja tuled koju ja õhtul teed sellest süüa. Nüüd lõikame selle kala kõigepealt kõhu lahti ja siis saab juba tegelikult sõrmedega ilusti selle kõik välja kiskuda, mida sa süüa ei taha. Nii, ega polegi, see on tegelikult lihtne liigutus. Ma tegelikult olen tega ära soomustanud juba. Kodus on väiksed häkid ja üks häkkidest on sükene, et saad kasutada seda metallist nõudepesu svammi ja sellega hakkad tõmbama vastupidi soomust. Tegelikult on ka olemas spetsiaalsed tööriistad selle jaoks, aga koduses majapidamis pole ilmselt tarvis seda. Nii, ja kellel tervele kalale ligipääsu ei ole kodus, siis tegelikult sama asja saab teha ka fileega, et hiljem ma hakkan teda siin praadima ja paneme teda ahju, aga filee puhul oleks tegelikult ainult hästi kiire panni sükene praadimine ja kogu lugu. Ja siis lased tal praadida siin panni peal, ma arvan, et sükene minut kuni 1,5 mõlema külje pealt. Nii, ja sellega on okei. Ja nüüd võib ta tõsta ahjuplaadi peale. Ahi on 200 kraadi peal eelsoendatud. Ja siis salat on valmis, selle võib tegelikult juba täitsa vabalt taldrikusse ära panna. Kala on meil siin paari minuti pärast valmis. Ja võibki hakata mõtlema selle peale, kuidas varsti sööma saab hakata. Ja täpselt nii lihtne ongi, et kokku läheb sellega tegelikult umbes 10 minutit ja ta on valmis. Ja nagu nägite, tänane ahvenaroog on lihtne, soodne ja maitsev. Ja nagu ikka, kala kõlab alati hästi.